Nii, austatud Setomaa vallavolikogu liikmed, austatud külalised, alustame Setomaa vallavolikogu istungiga. Aarnel on sõnavõtusoovi. Hea volikogu, enne üks päevakohane kombetalitus. Volikogu esimees on vahepeal mehistunud natukene. Sünnipäev oli aprillis. Palju õnne, Urmas. Aitäh. Aitüma sõnavõttu eest, Aarne. Nii, tänasest volikogu istungist tehakse nagu traditsiooniliselt ikkagi ülekanne. Meil on kohal 15 volikogu liiget ehk 100% ja registreerimislehe järgi on meil palju külalisi. Tundub, et päevakorrapunktid on huvitavad, et paanikaks pole põhjust. Nad on kõik siin tulnud selleks, et meile infot tuua. Mitte kedagi ära viia. Nii, vallavalitsuse liikmetest on kohal Eerika Joonas, Leiehääl, Raul Kudre ja külalistest Armin Siilivask, Maksim Tvorov, Krismar Rosin, Tarmo Michelson, Anni Õnneleid, Viljo Randoja, Mihkel Madalvee, Margus Martin ja Merle Tikk erinevatest organisatsioonidest ja ka ajakirjandusest. Kas kellelgi on ekraanile kuvatavad päevakorra suhtes ettepanekuid, küsimusi? Päevakord on meil 7-punktiline. Tundub, et ei ole. Siis palun käe tõstmisega märku anda, kes on selle 7-punktilise päevakorra poolt. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt, seega on päevakord kinnitatud. Asume päevakorrapunkti number 1 juurde, Balti kaitsevöödi tutvustamine ja piiritaristu hetkeseis. Ettekandjateks on meil Riigikaitse Investeeringute Keskuse ja Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Kuidas te omavahel kokku lepite, kuidas te räägite, ja siis pärast volikogu liikmetel võib-olla ka mõned küsimused. Tere, Armin Siilivask minu nimi. Tulen Riigikaitse Investeeringute Keskusest ja paluti volikogu esimehe poolt tutvustamaks siis Balti kaitsevööndit. Ma arvan, et ma päris niimoodi algfaasi ei lähe, et me siin aasta tagasi 2 korral ka rahvaga kohtumise suures plaanis võiks pilt selge olla. Pigem räägiks, mis on tänaseks tehtud ja mis jooksval aastal plaanis teha on. Tänaseks oleme siis tarninud valdava osa tõkestusväärtustest, mis on paigutatud eelladustamise alale. Jooksval aastal on plaanis eelladustamise alalt need tõkestusväärtused tuua ladustamisaladele. Kagu-Eestis saab neid olema circa 10 ala. Siis punkrite koha pealt eelmise aasta teises pooles projekteerisime prototüüplahendused, testisime koostöös Kaitseväega 3 prototüüpi Kaitseväe keskpolügoonil erinevate laengutega, millest 2 lahendust jäid sõelale ja järgmise kuu jooksul loodame nüüd standardlahenduse valideerida, et käesoleval poolaastal avatud hange punkrite hankimiseks välja kuulutada. Punkrite paigaldamine, jooksva aasta plaan oleks paigaldada Kagu-Eestisse 14 punkrit. Meil need alad on valdavalt teada, aga nad on kinnitamata. Tänasel päeval ma ei saa kindlasti öelda, kui palju nendest tuleks Seto valla territooriumile. Aga kui meil see teadmine olemas, siis kindlasti me ei ütle ka punkti või koordinaadi täpsusega, vaid vallavalitsusel ütleme enam-vähem umbmäärase piirkonna ja siis kooskõlastame sealse tegevuse. Nagu ma ütlesin, valdavalt üritame riigimaadele neid panna ja kui nüüd peaks mõni punker
planeeringu järgselt sobituma eramaadele või kohaliku omavalitsuse maale, et siis see paigaldamine toimub ainult ja ainult kokkuleppel maaomanikuga. Siis tõkestusväärtused on eelladustamisalal, need paigutame ladustamisaladele, et tõkestusväärtustest nii palju, et valdavalt võtavad ruumi need nii-öelda tankitõkked ehk draakoniambad rahvakeeli ja erinevad traattõkked. Tõkestusväärtusi maastikule ei pane ja traattõkked saavad olema ka konteinerites, et kõrvalistele isikutele ligipääs võiks olla piiratud. Siis mis meil veel on? Kaitseväe planeerimise tulemusel tõkestusväärtustele lisandusid tõkestuskraavid ja tõkestuskraave plaanime lähitulevikus piirivööndisse rajama hakata. Järgmisel kuul on planeeritud 500 meetrise testlõigu rajamine. See jääb eranditult Siseministeeriumi maa-alale, aga käesoleval aastal on kogu mahus plaanis tõkestuskraave rajada 4 kilomeetri ulatuses. Et hetkel selle projekteerimine on täpselt pooleli, kõikide tehnoloogiliste, õiguslike ja halduslike analüüside koostamine, et selle osas võib olla või tulla kokkupuutepunkte eramaaomanikega ja miks mitte ka kohaliku omavalitsusega. Mis on see väljakutse? Väljakutse seisneb selles, et piirivöönd, piiririba, kogu aeg terminoloogiliselt läheb sassi, on meil teatavasti 20–40 meetri laiune, millest juba rajatud PPA taristu võtab seal circa 10 meetrit. Aga see tõkestuskraav on omakorda 10 meetrit ja see olemasolev piiritaristu ei kulge sirgjooneliselt idapoolses piiririba servas, vaid ta lookleb seal nii-öelda piiriribas. Ja kui ta nüüd jääb siia nii-öelda läänepoolsesse piiririba serva, siis ilmselgelt on meil liiga vähe selle 10-meetrise, circa 10 meetri laiuse kraavi rajamiseks. Et selles osas samamoodi toimub see rajamine koostöös PPA-ga ja kokkuleppel kohalike valitsejate ja siis maaomanikega. Et jooksev aasta 14 punkrit, kuni 10 ladustamisala, kus juba tarnitud tõkestusväärtused saab ladustatud ja circa 4 kilomeetrit tõkkekraavi. Küsimusi? Minuga on kaasas ka kaitseväe esindaja, et küsimused võiks laias laastus olla, et kuidas, mulle ja miks kaitseväe esindajale? Jah. Küsimus, olen ka maaparandust teinud, et suvi pea kraave kaevanud. 10 meetrit, circa 10 meetrit lai kraav, seda on nõlgusega 45, 2 meetrit sügav. Teist sama palju on tarvis ju selle välja kaevatud mulla ladustamiseks. Mulla väl tuleb samamoodi veel 10 meetrit. Ei, vabandust, kogu see kraav võtab enda alla maksimaalselt 10 meetrit. Kraav iseenest on 4 meetrit lai ja 2 meetrit sügav. Ja kuna nüüd see kraavist võetud pinnas ei tule üks ühele, kuna maapinnas olev pinnas on tihedama, kui nüüd see välja kaevatud pinnas, et siis ta võib sealt nii-öelda laiem tulla kui see 4 meetrit. Olete kindlad, et nii järsu nõlvaga 2 meetri kraavdel pidama jääb? Ma olen piirivööndis maaparandust teinud, sellepärast ma küsin. Et no selle me laseme ja oleme lasknud ka
eriala inseneridel hinnata ja kasutame ka erinevaid tehnoloogiaid vastavalt nüüd pinnase iseärasustele, et nüüd selle kraavi erosiooni kindlust tagada. Selge, on kellelgi veel küsimusi? Palun, Arno. Tänapäeva kiires tehnilises revolutsioonis ja sõjade käikudes toimub see tehniline revolutsioon nii kiirelt, vaata esimest maailmast, teisest maailmast, et kas tänases selles kiires arengus enam betooni on mõtet investeerida, peaks leidma lahenduse, kuidas võtta maha droonid kiirelt ja ökonoomselt, et nad ei jõuaks üldse meie praktiliselt piiritsoonist väljagi. Peaks juba jõudma niisuguse tehnilise lahendusena. Ja, aitäh, aga ma ei tea, äkki läheks Kaitseväe esindajad sellele vastata. Droonitõrjega tegeleb Kaitsevägi samamoodi selle arendusega, aga praegu siin, mis puudutab seda kaitseliini, siis miks betoon, et kas me jälgime ka, mis toimub Ukrainas, kuidas seal asjad käivad ja sellest me teeme nagu omad järeldused. Et betoon on aktuaalne. Aga Ukraina on kolossaalne riik võrreldes meiega. Meie territoor, Ukraina rinde on 1200 kilomeetrit, Eesti territoori ühest äärest teise on 250 kilomeetrit. Et meil peaks ikka tulevikus ka suure panus ikka nende droonide tõenäoliselt selle sõja käigus areneb see veel nii kiirelt igapäevaselt edasi, et võib-olla me ei kujuta ette, mis on homme juba selle drooni võimetus. Ei, absoluutselt. Siinkohal, ma ei tea, oleks võib-olla kohane kohalikku inimest praegust siseministrit tsiteerida, kes ütles, et piiri ja piiritaristu kui selline oma olemuslikult tänases geopoliitilises olukorras ja tehnoloogia arengu järgus ei pruugigi kunagi valmis saada. Nii, ma küsiks, me vist ei rääkinud küll keegi piiri ehitusest hetkel, mis olukord sellega on või kuidas seal olukord on, et või on keegi uus ettekanne selle koha pealt teeme või? Teeme nii, väga hea, jah. Üks moment. Lähme piiri juurde siis järgmisena, ma saan aru, et mul öeldi, et käib kogu aeg sega läbi, aga teeme niimoodi, jah. Raul, palun, küsimus. Jah. Ei, ikka vastavalt seadustele, absoluutselt. Et tuleb teatis vastavalt Sõtavalla raevutööde loa. Täpselt. Aitäh. On kellelgi veel Balti kaitseliini kohta küsimusi? Ikka, see plaan on endiselt, absoluutselt. Et tänasel hetkel oleme välja ka kommunikeerinud plaan 27. aasta lõpuks. Täpselt. Ikkagi 600, aga mitte nüüd 600 ei tule siia ainult Kagu-Eestisse, siia orienteeruvalt 400 ja ülejäänud siis Kirde-Eestisse. Täpselt. Selge, tänud. On kellelgi veel küsimusi? Ei ole, aga anname siis sõna idapiiri väljaehitamise osas PPA esindajale. Merle Tikk, palun. Ja, tere, aitäh kutsumast. Ja olen siis PPA esindaja ja siis räägin idapiiri väljaehitamisest. Et piiri väljaehitamine terviklikult, et miks me seda siis üldse teeme seda läbivalt siis alates kolmikpunktist üles Narva jõeni ja Narva linnani välja. Ja selle eesmärk on siis saada esmalt siis ülevaade piiridel toimuvast ja ka luua kõik eeldused siis piiride kaitsmiseks, eks ju. Ja
Lihtsalt, et kõigil oleks silme ees, et me ei tegele mitte ainult maismaapiiri väljaehitamisega, vaid täna on fookuses ka jõepiir, täna on fookuses tugevalt seirevõimekuse loomine piiritaristule, et üks asi on luua lihtsalt taristu, ehitada patrullteed, juurdepääsuteed, viivitusaed ja kõik muu sinna juurde, aga selgelt on täna fookuses ka seirevõimekuse loomine. Ja loomulikult lõpuks peab kogu see seirepilt ja olukorra teadlikkus jõudma ühte juhtimiskeskusesse, ehk et ka juhtimiskeskuste väljaarendamine on täna selgelt fookuses. Narvas on juhtimiskeskus eelmise aasta lõpus valminud, Luhamaal on praeguse rekonstrueerimise etapis ja valmib siis 2026. aasta lõpuks. Mis on meie ambitsioon idapiiri väljaehitamisel, et hästi palju on räägitud sellest, et 2025. aasta lõpuks on piir valmis. Et on poliitilisel tasandil selliseid lubadusi antud ja on sellest räägitud ka erinevatel tasanditel omavalitsuste ja siis ametkondade tasemel. Aga täna oleme me sõnastanud siis selle, üks slaid tagasi palun, et oleme sõnastanud siis selle oma ambitsiooni selliselt, et 27. aasta lõpuks on kogu maismaapiir siis välja ehitatud ja see kogu maismaapiir, see tähendab siis seda, et sinna hulka käivad ka siis kõik need alad, kus algselt 2019. aastal, kus riik võttis vastu erinevaid otsuseid kärpe mõistes, eks ju, et kuhu me ehitame taristu, kuhu me ei ehitu, kuhu me ehitame see siis täislahendusena, kuhu me püstitame ainult aia, et meie ambitsioon on 27. aasta lõpuks kogu maismaapiir täislahenduses siis välja ehitada. See tähendab ka seda, et ka need vahetatavad maad, me räägime Marinova metsast, me räägime siis Saatse saabastest, et ka need alad on siis lõpuni välja ehitatud. Ja sinna juurde ka siis seirelahendused juba lootud, et tänane olukord on see, kus taristuehitus paljuski tuleneb siis riigieelarve vahenditest, seire osas me saame vahendeid välistoetuste näol, ehk et Euroopa Liidu toetused on need, mille toel ehitame. Aga et jah, 27 on see meie poolt püstitatud eesmärk. Nii, järgmine sai. Ja nüüd siis täpsemalt, et mis siis tänaseks valmis on, kus me maismaapiiri ehitusega oleme. Et maismaapiir iseenesest, nagu te näete, on 135 kilomeetrit pikk. Sellest on meil tänaseks siis täislahendusena jällegi patrulltee, viivitusaed, kõik kommunikatsioonid on meil valmis siis 60 kilomeetrit circa. Ja siis praegusel hetkel on töös väljaehitus circa 47 kilomeetril. Et üks oluline lõik on siis siin samas Koidula piiripunkti ümbes Piusa jõe ümbruskonnas ja teine siis oluline lõik, mis nüüd jätkuarendusena läheb töösse, on siis Saatse saabaste piirkond. Et kohalikena olete kindlasti kursis, sinna on aed rajatud juba ja on siis ka juurdepääsuteid tehtud ja erinevaid tegevusi tehtud. Eelmisel suvel ehitustöö seal käis ja sellel aastal me siis planeerime seal tegevustega jätkata selleks, et sinna saaks ka siis seirelahendused peale tehtud ja korralikud patrullteed lõpuni välja ehitatud. Ja tehniline valve, nagu öeldud, on siis hästi tugevalt praegusel hetkel fookuses, et lihtsalt taristust ei piisa. Ja siis tehnilise valve osas on meil tööde ülesehitus selline, et niipea kui siis piiritaristu valmis saab, siis tegelikult võiks alata kohe ka siis seireseadmete paigaldus. Ja selliselt me oleme ka liikunud, et kui 23. aasta lõpus sai siis järjekordne piirilõik valmis, siis täna toimub seal seiretehnika paigaldus. Esimestes piirilõikudes on tänaseks seire juba paigaldatud, sealt pilt juhtimiskeskusesse juba jõuab ja seda oma töös ka kasutatakse. Ehk et kõik järgmised lõigud, mis praegu ka töös on ehituse mõistes, niipea kui seal siis ehitustööd lõppevad, siis tegelikult liigutakse kohe edasi seiretehnika paigaldusega ja lõpuks siis see pilt siis ka reaalselt juhtimiskeskusesse jõuab. Nii, võib edasi liikuda. Ja mis on siis meie eesmärgid selleks aastaks? Et olen siin pidepunktidena välja toonud, et nagu öeldud, siis praegusel hetkel käib aktiivne ehitustegevus piirilõigus 7-8, et meil tegelikult kogu piiriehitus on jagatud 11 erinevaks piirilõiguks ja oleme neid siis grupeerinud ehitustööde mõistes. Piirilõik 7-8 jääb siis Koidula piiripunkti ja Koidula raudteejaama vahetusse lähedusse. Ja seal siis ehitustööd on hetkel käimas. Ehitaja on lubanud, et ehitustööd võiksid jõuda lõpule siis käesoleva aasta lõpuks, 25 aasta lõpuks.
Nagu öeldud, siis järgmises lõigus 9-10 on samuti ehitustööd selleks suveks planeeritud, see on see Saatse-Saapa piirkond, et seal esimesed tegevused eelmisel aastal said tehtud, see aasta läheme projektiga edasi ja katsume ka selle piirilõigu siis järgmise aasta suveks, suve teiseks pooleks valmis ehitada, lõpuni valmis ehitada just nimelt. Sellega haakub hästi tihedalt Suure ja Väikse-Saapa ümbersõidu väljaehitus. Et Politsei- ja Piirivalveamet ise selle ehitusega ei tegele, see on Transpordiameti projekt, küll aga me teeme hästi tihedat koostööd. Ehk et soov on üksteist mitte segada, soov on, et me liiguksime oma tegevustega sünkroonis, et niipea kui taristu valmib, siis tegelikult oleks ka võimalikult palju Transpordiameti poolt valmis ehitatud siis seda ümbersõidu taristut. Ja Transpordiamet on siis täna meile andnud selle info, et Väikse-Saapa ümbruses on neil hetkel ettevalmistustööd siis hankeks, tahaksid nad 26. aastal kindlasti nende töödega selle ümbersõidu ehituse mõistes alustada, kas nad siis ka päriselt jõuavad sinna, et mina siis kommenteerida võib-olla väga täpselt ei saa, aga natuke keerulisem on siis seis Suure-Saapa ümbruses, kus on tegemist siis looduskaitse all olevate taimede elupaikadega, ehk et seal on siis keskkonnamõjude hindamise ja Natura-ala küsimused praegu hästi aktuaalsed, et Transpordiamet otsib siis neid võimalusi, kuidas seal ka siis võimalikult kiiresti selle ümbersõidu ehitustegevusega liikuma saada. Edasi on siis Võmmorski piirilõik, et selles osas, kui ma nüüd ei eksi, oli ka siis volikogu poolt küsimus, või oli see Marinova osas, aga ühesõnaga, meil on siis ka tegemist töös praegusel hetkel 3 erinevat väiksemat piirilõiku, kus me samuti siis teeme nii-öelda siis ettevalmistusi ehitustöödeks ja planeerime siis hiljemalt 26. aasta lõpuks need tööd ka lõpetada. Jutt käib Võmmorski piirkonnast ja jutt käib siis 2 Vene Föderatsiooniga algselt planeeritud vahetatavast maa-alast, et Marinova mets ja Krabilova soo siis. Et ka need on hetkel töös, seal on rahastusotsused valitsuse poolt tehtud ja tahaks 26. aasta jooksul need tööd seal ka lõpetada. Kõige sellega haakub siis hästi paljuski maade omandamise küsimused, eks ju, et piiritaristu ehitamine, nii nagu eelnevas ettekandes ka juttu oli, et minimaalselt siis on praegusel hetkel meie käes 10 meetrit, mis on algselt siis piiriehituse esimestel aastatel siis riigi poolt omandatud, nüüd me järk-järgult oleme siis maaomanikega katsunud kokkuleppeid saavutada selleks, et siis see piiririba oleks mõnevõrra laiem, vastaks meie vajadustele just taristu ehituse mõistes. Ja nagu siin juba viidatud sai eelnevas ettekandes, et maksimaalselt on see piiririba laius siis 40 meetrit, kohtades, kus nii suurt vajadust ei ole, on see ka väiksem. Et me oleme kindlalt võtnud selle suuna, et maad me omandame ainult sellises osas, nagu meile endal seda vaja oleks, et me kindlasti ei ülemäära ei omanda seda, on ju. Seal taustal on siis selline kokkulepitud protsess, kus viiakse läbi maade hindamised, maamõõdutööd, pakkumuste esitamine maaomanikele ja siis, kui pakkumus on vastuvõetav, siis ka notariaalsed tehingud. Et mis ma praegu oskan öelda, kriitilised tehingud on meil tänaseks õnnestunud maaomanikega kõik ära sõlmida, ehk et ei ole praegu väga tehinguid, kus selle viibimine või et kokkuleppe mitte saavutamine takistaks piiriehitust, küll aga on veel ikkagi väga suur hulk tehinguid meil plaanis sõlmida, läbi viia, et need on siis erinevates etappides. Osa neist on siis tõstetud täna maamõõdutööde faasi, osa neist on veel ootel, et me liigume step by step, et kuna see protsess on selline suhteliselt aega nõudev. Aga jah, et kokkuvõttes valdavas osas me oleme ikkagi kokkulepped saavutanud, ma julgeks väita, et sundvõõrandamise ei ole ühtegi olnud siin piirkonnas ja pigem on nagu selline võib-olla mõned üksikud sellised kaasused olnud, kus on tulnud nagu rohkem läbirääkimisi pidada. Et selles mõttes inimesed hästi mõistvad ja suur tänu selles osas toetuse eest.
Ja kindlasti, et kui see taristu ühel hetkel valmis saab, siis järk-järgult me ikkagi mõtleme ja planeerime hooldusega seotud tegevusi. Et sellelgi aastal on juba esimesed hööveldused, teedehööveldused meie poolt tehtud ja suveks on siis planeeritud ikkagi juba niitmised ja kõik erinevad tegevused, mis taristu hooldusega kaasuvad. Ja nagu öeldud, siis 11 lõiku on meil piiriehituse mõistes fookuses ja täna on siis seis selline, kus selleks, et saavutada see meie ambitsioon, kogu maismaapiir on välja ehitatud, selleks oleks siis vajalik ka alustada tegevusega 11. lõigus, mis jääb sinna täitsa üles, Värskast veel ülespoole. Et praegu on paraku see seis, et selle väljaehituseks veel rahastusotsus puudub. Me oleme esitanud siis lisavajadustaotluse Siseministeeriumile ja valitsusele, et ministeeriumi poolne toetus on sellele olemas, aga valitsuse otsused on veel puudu. Et niipea, kui sealt siis positiivne otsus peaks tulema, siis me planeerime alustada ikkagi ka juba selles 11. lõigus väljaehitustöödega, et PPA poolne valmisolek selleks on olemas täiesti. Et lühidalt selle aasta eesmärgid ja kuidas me siis liigume läbi erinevate tegevuste. Ja minu poolt võib-olla praegu ongi kõik, mis puudutab piiriehitust. Palun Imre. See jääb sealt Värskast ülesse poole, kus on Kulga laht, Kulja laht ja kogu see piirkond. See on see 11. lõik. Nii, palun anna mikrofon sisse, palun. Kas hakkab kohalikele piiriäärsetele taluomanikele ka kehtima mingi piirangud liiklusest või liikumisest? Ei, meie ei ole suuremaid piiranguid planeerinud, kui et tänase väiksemaid ka ei ole, et selles mõttes, et kui me näiteks kasutame avalikke teid, siis ega me sinna ju piiranguid ei sea. Kui me nüüd rajame nüüd eraldi juurdepääsu teid oma taristule, et seal on küll nüüd siis nagu see, ja kui seal nagu läheb eramaa omanike maadest nii-öelda läbi, eks ju, et seal on küll see, kus me nagu maaomanikega siis lepime kokku, mismoodi ja kuidas need piirangud saavad ja kas üldse saavad seatud. Sellepärast, et on inimesi, kes on mures, kellel on suvilad piiri ääres ja kohalikud, kes tahavad ka kolima hakata, kes ei julge enam maju nagu taastada ja olla ja remontida. Kui inimesel on ikkagi oma elamine kinnistu, olgu see siis suvila või püsiv elukoht, et kuskil seal piiri vahetus läheduses, siis ta sinna peab ikkagi pääsema. Et eks me siis leiame need lahendused, et ega me kinni päris ei saa seda teed panna ja seeläbi siis tõkestada seda. Aga jah, et on ka teatud teid, kuhu siis tõesti ei pääse, aga see on puhtalt kaasuse põhine. Nii, aitäh. Üllaril oli küsimus, palun mikrofon Üllari juurde. Nii, mul on tehniline küsimus, kõigepealt piirilõik 4-6 on Marinamaa metsakõrval võtta, seal on praegult juba aia taha, siin üleval Kotelava-nurk Marinamaa metsa kõrval, praeguse piiritaristu taha jäävad nüüd riigimaa tükid, mis omandati eraomanikelt nagu selle vahetuse jaoks, tegelikult see kontrolljoon on ju tagapool veel, mis nende maadega saab, mis praegult on nagu teisel laeda Eestimaa? Meil on maade omandamise protsess seal töös praegu. Need on juba omandatud, aga kas... Seal on ka eraomanikule kuulub maatükk veel, et see on praegu töös, maaomanik on pakkumuse meie käest saanud ja me loodame lähiajal kokkuleppele jõuda. Ja teine küsimus selle sama Marinamaa metsaga, et hetkel on siin piiripunktid, mis võib võtta 193 ja 201, 101,3 kilomeetrit, mis tõmmati Marinamaa metsale nagu see uus taristu ette, seal laeda ei ole, aga seal on piiririba vahel. Marinamaa mets üle 70 hektari väärt metsa meie jahimaal ja sinna me ei pääse. Kui nüüd aed tehakse ikkagi selle kontrolljoone peale, kas meil on lootust, et me saame selle Marinamaa metsa nagu oma kasutusse tagasi pannud jahipidamiseks?
peame selle läbi rääkima, et me peame täiesti kaasusepõhiselt vaatama, et jah, et see vastab tõele, me planeerime nagu aiaehitust ikkagi kontrolljoone vahetusse lähedusse, et noh, piltlikult öeldes ehitame ikkagi Eesti piiri kulgemise järgi selle taristu, aga et kuidas seal siis, noh, ma eeldan praegu selle info põhjal ja nii palju, kui ma nagu mäletan seda kaardipilti, siis seal on kindlasti jutt rohkemast vahemaast kui 40 meetrit, eks ju, ma mõtlen kontrolljoonest, eks ju. Jutt on sellest 70 hektarist, sellepärast, et tervele Marinova metsale tõmmati ju uus piiririba ette. Nii et see kott on kõik nagu ära lõigatud. Aga et piiririba laius on keskmiselt 40 meetrit on see maksimaalne, mida me oleme öelnud ja mida me nagu hoiame, on ju. Ehk et tegelikult on siis keelatud viibida piiriribal, on ju. Praegu piiririba on ees, me ei pääse sealt üle, praegu tuleb ta täiesti suletud. Kui nüüd tuleb aed ümber, kas meil on lootust, et see vahepealne riba kaotatakse ära? See on minu küsimus. Ma ei julge praegu öelda ei ega jaa, et meil on praegu see Marinova siis projekt on praegu hanke ettevalmistamise faasis ja meil on seal praegu veel mõned sellised lahtised küsimused, et ma võtan selle mõtte kindlasti kaasa, saab arendusprojekti juhiga selle läbi rääkida ja saame siis koos lõppkasutajaga, ehk et Gordoniga nagu seda teemat siis arutada, et mis see kõige mõistlikum lahendus oleks. Saab kaarti vaadata, kohta vahepealne riba, mis ette tõmmati, see on täiesti mõõdest. Jah, olen nõus, et seal on küsitavusi. Nii, aitäh. On kellelgi veel küsimusi? Arno, palun. Jah, selleks on juba piiri väljaehitamise hetkel juba tehtud otsus, et alates 2025. aastast juba on meil iga-aastaselt siis hoolduseks vahendid planeeritud. Ja iga aasta vastavalt siis sellele piiritaristu valmimisele me vaatame selle vahendite vajaduse üle ja praegu ma küll ei näe probleemi, et meil ei jätkuks neid vahendeid. Nii, aitäh. On kõigi veel küsimusi? Lembit võttis mikrofoni, ei soovi küsida. Ma küsiks siis ise, et liiguks nüüd Kuivalt maalt ja Soode vahelt ära järve peale. Meil oli ka seda 123 kilomeetrit, küll mitte Setomaa valla territooriumil, aga päris palju on ka meil ja kõige kitsamad osad. Et esimene küsimuse pool on see, et mis muutub või mis on teoks üldse järve ääres. Ja teine küsimuse pool on see, et siin aastake tagasi käis ajakirjandusest ju läbi selline uudisnupuke, kus Eesti tahab innovaatiliselt proovida uut järveaeda, kui see on 1. aprilli nali, et kus on vee all teatud osa ja pontoonid, et kus saab isegi kergsõidukiga sõita kõrval peale, et kas need plaanid on ka veel teoks või kuidas selle järvega lood on? Ma hakkan siis tegelikult, siin oli 2 küsimust, ma hakkan tagumisest pihta, et jah, selline pontoonidel just kui ujuv piiritaristu või et kuidas me seda siis nimetame, et see tegelikult jah, on täna töös, see on pilootprojektina töös ja selleks on samamoodi siis valitsus eelmise aasta lõpus siis eraldanud vahendeid, see on see laiapindse riigikaitse rahastuse vahenditest. Ja seda tegelikult on siis praegu peaasjalikult ikkagi planeeritud Narva jõepiiri kontekstis, on ju. Aga nagu ma ütlen, et tegemist on piloodiga, et see täpne asukoht, kus siis seda siis nii-öelda ka reaalselt katsetatakse, et see pole veel täna selge, sest et seal on jällegi, me hakkavad rolli mängima siis, kui Narva jõgi on ju voolav, seal on jääolud ja nii edasi, liikuv vesi, et kõik need tingimused, sealhulgas ka keskkonnast tulenevad tingimused hakkavad siis lõpuks dikteerima, et kuhu me selle pilootprojektiga siis reaalselt nii-öelda reaalsesse keskkonda maha, niimoodi ütleme, et potsatame siis, on ju. Et meil ajakava järgi siis 27. aasta lõpuks peaks olema see piloot läbi viidud ja selle pinnalt me siis saame öelda, et kas me jõudsime lahenduseni, millega saaks siis laieneda, mida rakendada nagu suurematel aladel, sealhulgas ka siis võib-olla järve peal, aga jah, see peaks tulema ja selguma nüüd läbi piloodi siis, on ju. Aga mis siis järve peal praegu on, et praegu on vähemasti PPA vaates suur osa siis Peipsi järvest ikkagi sellise radarivõimekusega siis kaetud. Me täna näeme, kui seal liikumine on,
küll aga jah, et selleks, et aru saada, kes siis liigub või mis siis liigub, et selleks me peame siis reageerima. Arenguhüpet me tahakski saavutada sellega, et me juba näeksime ka, et kas see on objekt, millele tasub reageerida siis, on ju, et täna me lihtsalt näeme liikumist, mille tekitajaks võib olla ka, ma ei tea, linnuparv näiteks, eks ju. Et kuna Peipsi järv on siis valdavas osas ikkagi seirevõimekusega kaetud. Mida võiks rohkem Pihkva ja Lämmijärve pool, kus kitsam on, jah. Okay. Et nemad ka. Et kuna ta on ikka valdavas osas ikkagi selliste silmadega, nimetame siis niimoodi, et kaetud, siis seetõttu on olnudki praegu esmajärjekorras prioriteediks piiriarenduse mõistes just maismaa piir ja seal juures ka siis see Narva jõe piir. Aga vähemasti praegu juba piirihaldusbüroos siis nii-öelda visioonidokumendid ja eesmärkide seadmine juba ka järvede ja üldse nende püsiveekogude, siseveekogude mõistes siis käib, et kohe järgmise etapina ka sellega tegelikult liikuma hakata. Et siis võib järeldada, et kui Narva jõe puhul lähevad need pontoonid alla vett minema, siis tassime üles vett tagasi ja potsatame meie juurde maha, aga siis tekib mingi juurde mingi kaamerate teema, mingi asi siia, ütleme just see Värskast võtame siia Pereesseni välja või Mehhi-Koormani, ütleme niimoodi, kus on need kõige kitsamad 400-meetrised veelõigud või 600-meetrised ja nii edasi. Kas siia tuleb ka midagi, on plaanitud või jääb nii, nagu ta hetkel on? No, pikas vaates kindlasti on plaanitud, küsimus on see, et kuidas see rahastus nagu sinna järgi jõuab jällegi, et visioonid ja sellised eesmärgid on seatud, millisena see piiri osas kogu see seirevõimekus ja sealt edasi juba täna on hästi palju räägitud ka droonivõimekusest, et milline see välja peaks nägema. Et see kõik on olemas, aga paljuski jah, see praegu takerdub natukene võimekuse taga, kõigega korraga tegeleda ja teisest küljest ka siis rahavaate taha, aga kindlasti me liigume nagu edasi sellega. Et nagu eelmises ettekannes sai ka öeldud, ja nagu ministergi on öelnud, et tundub, et see piir ei saa kunagi valmis. Selge, aitäh. On kellelgi veel küsimusi eelmistele ettekandjatele, praegu viimasele pikale ettekandele? Vallavanemal tundub, et kõik on selge. Ja kui kõik läheb hästi, siis 27. aastal ma arvan, et saame öelda, et maismaapiir valmis ja saame siin vallas kuskil siis seda ära märkida. Raivol tärgatas mõte siin, et äkki mikrofon anname Raivole ka. Minu lihtsalt küsimus on selles, et nagu ma kuulen, et iga pool põhimõtteliselt läbi käis iga teine sõna rahastus. Ja mis nüüd puudutab nende objektide väljaehitust, sellega kaasneb ka, ütleme, teede kasutus. Siis kui meie Setomaa vallas saame riigikast ka teatud osa, siis peab osa panema, et hoidama teede korrashoidu, nii et nad oleksid läbitavad ja minu küsimus on pigem see, et kas on arutusel on selline küsimus, et kuna nende asjade väljaehitamiseks tuleb kasutada rasketehnikat, mis on koorma meie teedele, et kas on nagu arvestatud mingi kompensatsioonitaolise asja, aga kasutame siis Setomaa vallale, et me saaks need teed nagu korras hoida ja samas neid teid on, ütleme, on nii kaitseväele tarvis tulevikus, peale on isegi praegu väga vaja, et ega meie seisukoht oleks, et oleks nagu kohaliku hea ja ka samas PPA-tehnika, et ei laguneks nii. Et ma saan rääkida siis PPA eest, et võib-olla Kaitsevägi enda asju saab ise kommenteerida. Aga et mis puudutab nüüd näiteks, et olukorda, kus mehitame siis nii-öelda piiritaristut ja raske tehnika siis liigub, et see on see kõige tõenäolisem olukord, siis meie oleme täna läinud seda teed, et kõigisse oma ehituslepingutesse oleme sisse kirjutanud tingimuse, et töövõtja kohustub siis taastama teed, et vähemalt samaväärsel tasemel, mis enne tööde algust olid.
ja seni on kogu see praktika väga kenasti toiminud, et töövõtjad on olnud väga hoolsad ja siis ka nende poolt tekitanud siis, ma ei tea, rööpad, võib-olla mõnes kohas veel mingeid muid kahjustusi, et kõik need on likvideeritud. Ja et igaks juhuks riski maandada, siis me oleme muidugi ka piiriprojekti eelarvesse planeerinud ikkagi sellised riski maandamise vahendid, et juhuks, kui peaks midagi töövõtja sellise võimekusega või tahtega juhtuma, et siis me saame omalt poolt ikkagi tagada selle, et kohaliku omavalitsuse teed oleksid korras. Et ei saaks rikutud või vähemasti kehvemasse olukorda viidud peale meie tööd. Ja vööndi ajamisel minge lähemale mikrofoni, siis läheb interneti ülekandesse ka hästi. Saan lisada nii palju, et loomulikult kui nüüd neid betoonkehasid hakatakse punktist A punkti B transportima, siis hinnatakse ka nende teede vastavust nendele koormatele ja toimub sarnaselt kaitseväe õppuste põhimõttel, et taastatakse esialgne olukord. See tähendab seda, et likvideeritakse tekitatud kahju ja kompenseeritakse võimalik saamata jäänud tulu. Ja kui on tegemist KOV-teedega, kohaliku omavalitsuse teedega, et siin kohal kõige parem partner on alati olnud kohaliku omavalitsuste teede parandustööde ettevõtte. Et kindlasti mingitel lõikudel on seal garantiid ja mis iganes lepingu tingimused, et tema teab kõige paremini seda seisukorda ja on kõige pädevam seda olukorda taastama. Palun, Üllaril on küsimus. Täpsustuseks veel Raivo küsimusele, et sel kevadel jälle majanduskomisjoniga sõitsime teid läbi, planeerime tee hooldusvallas ja meie vallas on tegelikult päris palju teelõike, kus enamus koormusest, või mõne tee puhul öelda isegi üle 90% koormusest on just PPA poolt igapäevaselt piirivalvamine. Nende teede peale praegu mingit eritoetust riigi poolt ei tule. Me peame leidma oma kohalike elanike arvelt vähestest vahenditest võimalused ka neid teid korras hoida. Me kõik saame aru sellest, et jah, PPA ei saa valida ilma, millal sõita. Sõidavad ka murad, sõidavad, kuigi ka võimalused väldivad, aga ikkagi koormus on väga suur, et kas on mingit lootust, ka sealt saada toetust kohalikule omavalitsusele. Aitäh! No, mis ma oskan öelda, et võib-olla siin on see koht, kus kohalik omavalitsus võib-olla saab ise selle teema nagu tõstatada, siis mitte just PPA suunas, aga et nende asutuste ja institutsioonide suunas, kes selleks eelarvelisi vahendeid nagu eraldavad, eks ju, et PPA-l on vahendeid konkreetselt selle piiriprojekti kontekstis planeeritud eelkõige siis nii-öelda uue väärtuse loomise eesmärgil, on ju, et kui me seal siis teid kahjustame, et siis saaksid need taastatud, on ju. Aga et püsiv nii-öelda hoolduskomponent saaks toetatud kuidagi riigi vaates, et siis ilmselt tuleks pöörduda kuidagi, ma ei tea, kas Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, et kuidagi nagu läbi selliste kanalite, eks ju, et tegemist on ju eelarvevajadusega, mis on püsiv aastast aastasse ja see ei kao kuskile, eks ju, et siin ilmselt PPA väga, ta saab küll võib-olla toetada, on ju, et tõepoolest me kasutame neid teid ja meie jaoks on ka oluline, et need teed oleksid korras, aga PPA ilmselt ei saa siin otseselt võtta endale seda kohustust, et kuidagi siis see finantseeritud saaks nagu eelarvevahendina olla siis toetatud. Mul oleks selline küsimus. Rein, palun, jah. Ja, et tegelikult peakski riik need teed tegema ühesõnaga korda kõik, et ei pea vallavalitsus. Vallavalitsus on niigi neid tööd niivõrd palju ja ei pea mingi projekte kirjutama ja mingid rahastusi. Meil oleks kõige tähtsam, oleks teed korras, oleme tööd ära. See oli kommentaar, jah. Asja, on kellelgi küsimusi? Tundub, et ei ole, siis tänan ettekandjaid, saatjaid, turvamehi, et meile tulite ja seda infot tõite, vabandame netivaatajate ees, et meie punkt läks nii pikaks, aga ma arvan, et see on väga oluline punkt ja
küsida said kõik, kes soovisid ja nii mitu korda nagu vajalikuks pidasid. Igatahes suur tänu teile ja jõudu, jaksu, loodame teie peale, jah. Nii, teeme väikese, kui külalised saavad lahkuda, siis on kõrvalisi helisid vähem ja saame edasi minna. Nii, asume päevakorrapunkti number 2 juurde, mida kindlasti kõik on ootanud, vallavalitsuse infominutid ja ettekandeks palun sõna vallavanem Raul Kudra. Volikogu, vallavalitsus, külalised, et ja tõesti need viimased arutelud siin Üllari ja Raivo poolt, et tõstatatud teema, et me oleme kuidagi ühtepidi nagu rindetsoonis või niinimetatud piiri ääres ja oleme nagu Nursipalu ja piiri vahel, aga tegelikult milliseidki vahendeid valla elu arendamiseks me välja võidelda ei ole suutnud. Mul infopunktides isegi on ka, et me käisime kaitseministri juures, rääkisime tegelikult ju samadest asjadest, aga hetkel nagu sellist lahendust ei paista. Aga okei, lähme argistama asjade juurde. Et valla eelarve hetke ülevaade, et siis täna hommikuse seisuga, et meil oleme täitnud tulusi 33,8%, kulusi oleme 25,24%, täna vist läksid ka palgad üle, siis juba see protsent on täitmisel suurem. Ja tulem on hetkel nagu meil hea, aga see, kui te teate ka, et aasta alguses nii tasandusfondi kui toetusfondi kantakse rohkem üle proportsionaalselt ka aasta lõpus ja alguses natuke raha kuhjub ja aasta lõpus jällegi jääb vähemaks. Ja tulem ongi siis ka meil praegu hea planeeritust ja investeerimistegevust ei ole me veel niinimetatud hoogu sisse saanud, aga tegelikult hoog käib, et kõik need ka toetusprogrammid ja need, mis on investeeringute osas on otsustamisel või on nagu väljakuulutamisel või hindamisel. Siis kassapõhiselt siis füüsilise isiku tulumaksu on siin laekunud 3,3 miljonist 1,1 miljonit, see on 33,32%, selle kuu viimane makse oli veel siis saabumata, et see protsent siis sellega ka tõuseb, nii et ta on normaalselt tulnud ja siis ka esimene maamaksu niinimetatud siis nagu summa või kuu on ära tulnud ja sellest siis 178 000, kuna sellel aastal on ta nagu oluliselt suurem maamaks laekumine, siis võrrelda millegagi ei ole, aga on võrrelda seda protsenti. See protsent tegelikult oli hästi sarnane eelmise aasta laekumisega, et kui selle esimese makse juures oli ka 64,7%, siis seal eelmistel aastatel on ka ta olnud nagu selle kandis väga. Nii et ma arvan, et see maamaks peaks ka siis nagu kenasti tulema. Ja likviidseid varasi siis on meil arvel siis 830 000. Nii, vallavalitsuse istungitelt, mida nagu otsustatud on, ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamise 54 lepingut on nagu uuendatud. Tähendab siis see, et osad on uuendatud, osad olid juba eelnevalt, aga see tähendab seda, et meil on 54 inimest üldhooldusel. Et see on päris suur arv ja päris suur summa vallale koormuseks, see tähendab hooldekodudest. Et ja eelarveliselt ka suur summa, et kui nagu mingi vahekokkuvõtet või üldse teha, et
see hooldusreformi eesmärk oli, et saada nagu rohkem inimesi võib-olla sealt halvast olukorrast kodunt üldhooldusele, siis tegelikult Setomaa vallas on ka see inimeste arv selgelt tõusnud, nagu kes on üldhooldusteenusel. Siis seesama teede pinnas- ja kruusakattega teede massipiirangute lõpetamine. Siis on tunnustuse avaldamine, siin on mingi sünnipäevad ja spordivaldkond on allpool. See oli bussipeatuse kohanime ja asukoha kinnitamine, et see on niisugune vajalik ka tegevus, et bussipeatusele nimi saada ametlikult. Siis on nii Lüübnitsa Sibula kalalaada kui ka Kuningriigi piletihindade ja siis kauplemistingimuste summade kinnitamine ja leelopäeva korraldusmeeskonna kinnitamine ka, et need on nagu selline natukene nagu viibinud, aga arutelu on olnud ja need on nad, minu meelest eile juba kuulutati kõiki välja ka juba siin. Siis oleme siin ka, tõin selle ka nagu siia sisse, et siin siis kultuuriürituste eelarve jaotuse kinnitamine, selle osaline kehtetuks tunnistamine, tuleb vallavalitsus ja järgmine on ka siis toetud spordiprojektide eelarve jaotuse kinnitamine, see on alles nüüd, et nii MTÜ-de, kultuuri kui spordi lepingute sõlmimine on valla poolt olnud konarlik ja mitte õigeaegne. See on nagu mitmest asjast koosnev, aga üks on ka, et võib-olla selline spoku juurutamine ja kus läksid millisedki asjad vähekene võib-olla teises järjekorras, aga oleme nüüd saanud need hakkama aga kõiki ja osad taotlused läksid kaduma, tunnistame, et on meie viga olnud, aga me püüame need asjad joondada, mõned üksikud on veel jäänud, mis veel tahavad siis nagu korrastamist. Aga muidu peaks olema siis ka korras. Siin laagrisse osalemiste avalduste rahuldamine, Mikitamäe liitrühma töökorraldus, see on seoses sellega ka, et on siis nüüd ehitus nagu lahti läinud ja kuidas nagu suvel siis seda paremini, et kuna seal toitu ei tehta, et siis kuidas paremini ja kuidas see siis lahti on. Oleme ära otsustanud ka miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise, taastamise, toetamise. Tähendab suurema osa või sellest 3000 eurost tegelikult see Miikse kirik, kus tundub, et tegelikult saab väga olemasolev kultuuriväärtuse nagu ja miljööväärtuse nagu parendamine ja väga äge objekt tuleb nagu ja mis ma arvan, et jääb pikaks ajaks meile siia Setomaale nagu pilku püüdma. Siis sundvalduse seadmine Järvelsuu tänaval, seal on niisugune kaablite teema, lähiaadresside ja sihtotstarbe määramine, siin on Mikitamäel Riisiku detailplaneeringuga seotud. Siis oleme projekteerimistingimuste väljastamisest keeldunud, see on Oserka, see on siis Lüübnitsa ja Pereese vahel, vist on Pereese külas vist üks järv, kuhu taheti järve äärde ühte hoonet püstitada. Siis kriisikomisjoni koosseisu oleme muutnud seoses liikmete seal muutumisega. Avalike ürituste korraldamise loa andmine, neid oli siin kuu jooksul 6 või isegi vist oli rohkem neid, et ühel istungil oli need 6 tükki, et tuleb kevadisi üritusi ja juba mitmed on ka juba peetud siin. Oleme selle aasta hankeplaani kinnitanud, see oli selle kuu või ütleme, et 2 volikogu eelmise lähedal juba ja ka siis spordivaldkond on oma tunnustusürituse nagu ära pidanud.
järgmisel veel, et siin oli, Üllar esitas ka küsimuse, et ma tõin siia kohe ekraanile välja, et kuidas on elanike liikumine selle aasta alguses, selle siis tänaseni või nüüd on siis 28. aprillini. Meil on praegu elanike arv 3067, sünde 8, see on +3 eelmise aastaga sama perioodiga. Et tegelikult on hästi, tuleks neid ainult juurde. Surmasi on 19 ja surmasi on ka rohkem, et kahju. Saabuti 27, lahkuti 38, nii et kokku on saldo -22, mis ühtepidi on halb. Aga see sünni ja surma vahe, see on toob pidevat miinust ja sellest me kuidagi ei ole suutnud lahti saada. See pendelränne võib-olla isegi aasta lõpuks natuke tasandub, sellepärast et päris palju on ka siin, kuhu lahkuti aadressita. See tegelikult võib ka juhtuda nii, et inimene on kuskilt välja tõstetud ja kus ta tegelikult ei ela, aga see inimene on jäänud nüüd, ta võib ka olla, et tal reaalset elukoha muutust kuskilgi ei ole olnud, aga ta on välja tõstetud, nii et see on kõige suurem siin. Aga nii võib olla, ma ka täpselt ei tea, sellepärast see on niisugune statistika. Nii, et siis on talgud tulemas ja toimunud, siin on Seitsmemägi tulemas, Mikitemäel on tulemas, siis oli Meremäel olid, siin on veel mitmeid talguid erinevaid ja külatalguid. Siis kriisiõppus Kevadmurd, siin eelmise nädala kolmapäev-neljapäev, ma ütleks nii, et see möödus edukalt ja juhtis seda kriisiõppust kriisikomisjoni aseesimees Lauri Saar, kriisikomisjoni juht, vallavanem oli puhkusel, olime välisreisil, hoidsime ühendust, tegelikult oli see üle-Eestine siis niisugune, kus sai nii laua taga oma valmidust kinnitada ja arutada ja helistada ja katsetada ja teisel päeval ka siis reaalseid töid tehtud või katsetatud, et me tean, et meil käidi katsetamas generaatoriga, siis järelveetava generaatoriga siis terminali tanklat Värska sadamas ja ka siis Obinitsa külakeskust, et need töötasid, et me saame need tööle, et ümberlülituspunktid on olemas ja generaatoriga lähevad ka majad tööle, nii et me oleme päris palju siin valmistunud. Ja ka siis praktikas järgi katsunud. Ja siin tõingi välja siis kohtumine kaitseministri ja siseministriga, et ma just alustasin seda infot, et põhimõtteliselt, et me ei ole midagi saavutanud. Meil on tegelikult siis tõesti kohaliku mehega Igor Taroga, siis siseministriga kokkulepe, et me saame ühe sellise audientsi mitme ministriga kokku või on see siis Setomaa asjatundjate komisjonis, et püüda saada ministreid ühise laua taha ja rääkida nendest samadest muredest, mis me siin tegelikult korraks siin laua tagant käisid läbi ja kogu see piiriäärse turvalisuse ja julgeoleku teema, et me oleme ka välja pakkunud, et kui Nursipalus on niisugune Nursipalu talumistasu, siis tegelikult võiks olla niisugune julgeolekuprogramm või on ta Setomaa arenguprogrammis juures või on ta niisugune riigikaitse taskuga või niimoodi, aga vaatame, kuidas meil õnnestub. Praegu keegi nendest miljonitest ja miljarditest keegi sentiga ära ei taha anda. No nii, alguses oli väike nali ka.
aga Setomaa põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste viimane koolikell oli, mul on hea meel, tegelikult õpilased on meil tublid, targad, lähevad maailma vallutama, paljud jäävad siia gümnaasiumitesse, kõik põhikooli õpilased olime Reigimajas, oli niisugune väga mõnus suhtlus ja ajaveetmine, nii et ma nagu tunnustan neid. Siis ettevõtjate kohtumine Raul Eametsaga, kes andis ülevaate niisugune maailmasuundumustest jällegi ja finantsolukorrast. Mul on kahju natuke, et tegelikult ettevõtjaid oli vähe, et me ju vald oma ettevõtluskoordinaatoriga ka ju sellepärast ettevõtjate jaoks seda teeb, et olla kursis maailma arengutega. Et loodame, et järgmine kord on rohkem. Et me siin ka, et me oleme, ma nagu lausa, ma tahaks siin nagu võib-olla üle korrata, et me ei saada kellegile nagu eraldi kutset, me tegelikult hõikame, meie ees on kõik ettevõtjad nagu võrdsed ja me tahaksime, et tuleksite nendele. Et mul on lihtsalt kõrvu jäänud, et meid kedagi eraldi ei kutsutud, sellepärast ma ei tulnud, sest mind eraldi ei kutsutud. Aga võib-olla nii ka päris nagu asi ei käi, et kõik on oodatud ja me ootaks, et tegelikult saal täis on. Siis lihtsalt teadmiseks ka, et Piirivere liider, juht lahkus ja seal praegune on siis meetmespetsialist Gerda Raik on asemel, et kui keegi tegeleb taotlustega, siis infoks. Siis oligi spordivaldkonna tunnustusüritus. Kohe tuleb siin hajaasustuse ringsõit ja hindamine, taotlusi oli palju jällegi ja ka on kortermaade taotluste hindamine kohe vallavalitsuse istungile kinnitamiseks ja edasi juba, kui te täna teehoiukava kinnitate, siis läheb ka teehoiu või teede ehitushange välja ja nii, et niisugused kevadised asjad ikka. Nii et minu poolt kõik. Aitäh, Raul! On kellelgi küsimusi vallavanemale? Lembit, soovid? Lembit, sulle küsimus? Ahah. Minul ei ole nagu rohkem infot, et ma, kui tegelikult majanduskomisjoni koosolekul oli päris palju sellest nagu rääkimist, et mul nagu täpselt infot ei olnud, et ma mõtlesin, et seal ka otse küsisite, millal ehitus tuleb. Aga et meil on leping olemas, me lepingus nii nagu me kokku leppisime seal, et on 22. aasta vist sügisel sõlmisime lepingu ja 5 aastaga peaks olema siis kasutusluba või nagu väljastatud. Nii et mul ei ole nagu reaalset infot, ikkagi on see, et kuna võib-olla see sama küsimus tuletõrje veevõtu osas ja kõiges aktiviseerus, siis tegelikult on kuulda, et selle aasta lõpuks ikkagi tahetakse pood valmis ehitada. Aga ma ei saa nagu Coop Põlva eest nagu midagi öelda, et ma ka väga loodan, et ja võib-olla üks teema veel, et mida nüüd vald kutsus kokku, et kui ajakirjanduses siin millinegi aeg tagasi oli hästi palju selle värske originaali elektrivõimsusest nagu juttu ja puudu olevast elektrivõimsusest, siis viisime Elektrilevi ja originaali ja ka valla valitsused istusime koos, et kas on milliseidki nagu variante seal, et seda saada. Meil on homme ka üks kiire veebikoosolek, et milliseid arenguid võiks seal nagu, mida vaja teha on, et saada seda võib-olla ka tuleviku järgmist hüpet või tööstuse laiendamist ja seda elektrivõimsust, nii et neid tegevusi oleme ka nagu ajanud. Nii, Üllar, palun küsimus. Oskad sa olnud, Raul, kuidas see Liisiku planeeringus on? Kuidas on huvilisi ka?
Me istusime siin kuu aega tagasi, istusime siin samas laua ümber maas ja huvilisi oli vähe, volikogu esimees oli ja siin kohalik ettevõtte Margus Salver, suurim tööandja ja vallavalitsus Erika ja mina ja me tegelikult siis arutasime, et me nüüd tegevus on selline, et me püüame nüüd ikkagi konkreetsemad hinnad ja välja arvutada selle niinimetatud nagu reaalse maksumuse, mis on kommunikatsioonide hinnad ja tegelikult ega muud üle jää, paneme nagu kuulutuse välja ja anname siis nagu niinimetatud nagu millisegi lubaduse, mis ajaks peaks olema ka saadud siis need kommunikatsioonid valmis ehitatud, kui ostetakse krundid ära. Et kahepoolne, et kui krunt ostetakse, siis vald ehitab kommunikatsioonid tegelikult tolle sama välja ostetud raha eest välja. Ja seal edasi, loomulikult on, kui läheb müügiks, siis on ikkagi seal nagu volikogu teema sees, aga me valmistame praegu nagu siis sellist skeemi, põhimõtteliselt skeemi ette, et lähme nagu reaalsemaks. Nii, palun Lembit, teine küsimus. Kevadel oli siin oksjonid välja kuulutatud ja palju nagu tahtjaid oli sinna? Kahju on öelda, aga 0 tahtjat oli. Nüüd tulebki järgmised sammud, et kui teil on ka häid ideid, et mida nagu, kuidas teha, aga me oleme siin arutanud, et võib-olla selliste oksjonitega võib-olla ei tasu ka võib-olla 10 korda proovida, et niimoodi edasi minna, et tuleks nagu teisi lahendusi leida, proovida. Meil on seal Luhamaal üks metsakinnistu ikkagi, mis tegelikult minu meelest peaks oma tagavara ja selle poolest küll hind sobiv olema ja prooviks nagu teisi lahendusi ja võib-olla ka siis kinnisvara nagu pikemaaegsema müüki panna neid asju, nii et vaatame nagu erinevaid lahendusi. Et praegu on ka, näiteks Meremäe korterite osas on meil tegelikult neid endal vaja, hooldekodu osas ja mõned on natuke ära langenud, aga tegelikult meil ikkagi vara nagu on, mis võiks nagu ära müüa ja inimesed kasutusse saaksid võtta. Aitäh, on kellelgi veel küsimusi? Palun Arno, ulata Arnole mikrofon ka, et oleks kuulda. Valla omandis olev muuseum on teatavasti väikeloomapidaja seoses Euroopas ja igal pool liiva kiire taudiohuga, kas on võetud juba kasutusele, plaanitakse ohutusmeetmeid, et meie piirkonda ei satuks seoses turiste hästi suure liikumisena, kes liiguvad terves maailmas ringi, oleme väga suures riskiohus. Ma jään sulle vastuse võlgu, aga minu teada ei ole nagu neid piiranguid sinna pandud. Tegelikult minu meelest väga, ma ei tea, kas loomade juurde nagu lastakse, et just lehma juurde, et sinna võib-olla inimesed kohe ei pääsegi. Nii et ma annan selle edasi ja ma toon nagu lihtsalt võrdluseks selle, et ma olin tõesti nädal aega Rumeenias, seal ei olnud ka milliski kontrolli, me tegelikult saime käia päris vabalt ka nagu loomade juures ja Euroopas tundub, et ka väga tõsiselt sellesse praegu ei suhtuta, aga see ei tähenda seda, et meie ei peaks suhtuma nagu. Teine küsimus puudutab haridusteemat seoses selle haridusministeeriumi uue määrusega 1. septembriks, kas selleks on juba arutelu olnud, kui palju kulutusi kaasneb, kui palju keerutust sellega kaasneb, lahendamata probleeme? On arutelu see olnud ja seda on tegelikult juba päris palju olnud, see on, sa mõtled alushariduse seaduse muutmist ja sellest on arutelusi, sealt võib tulla meile ka rahalist koormust ja ümberkorraldamisi, aga ütleme nii, et ja nende meie määruste muutmisega peab ka tulema siis nagu volikogu, aga ühtepidi ma oleksin teatud nendes
nendes kiiretes muutustes ka, et tark ei torma nagu, ei jookseks kohe esimesena muutma seal kõiki asju, aga seda on arutatud. Jah. Aitäh, on kellelgi veel küsimusi? Tundub, et ei ole, siis aitäh Raul ettekande eest ja läheme päevakorraga edasi. Päevakorrapunkt number 3, Setomaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Ettekandeks palun sõna Villo Randaja. Tere, hea volikogu, vallavalitsus ja külaline. Teie ees on siis Setomaa valla ÜVK kanalisatsiooni kasutamise eeskiri või õigemini selle eelnõu. Et vallavalitsus siis algatas ÜVK ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja uuendamise. Uuendamise selle tõttu, et enne kehtisid meil 3 erineva valla eeskirjad, ehk siis Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla eeskirjad. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri koosneb üldsätetest, teenuslepingu sõlmimise tingimustest, veega varustamise ja reovee ärajuhtimise korrast, teenuste peatamisest ja teenuste osutamisest avariiolukordades, nõuetest ärajuhitava reovee ja sademevee kohta, vee mõõtmise üldtingimustest, reovee mõõtmise arvestusest ja teenuste eest tasumise korrast. Antud eelnõu on siis olnud ka arutusel majandus- ja turvalises komisjonis. Aitäh! Aitäh, Viljo! Kaasettekandeks palun komisjoni esimees Raivo Kunst. Jah, komisjon oli koos, komisjonis suht hästi võeti nagu antud eelnõu läbi, ka meil tegi seal mingid küsimused, mis sai hiljem küll täpsustatud kõik ja pigem sõnastuse õige mõistmise poolt, ja komisjoni lõplik otsus on, et antud eelnõu määrusena vastu. Aitäh! On kellelgi küsimusi? Palun, Imre! Imre, palun mikrofon ka üks moment kohe. Mul on küsimus paragrahv 2, lõige 4 on see maksimaalsed kogused, et kui see 0,5 kuupmeetrit tööpäevas, kui eratarbijale sellest arvatavasti piisab, siis asutused, näiteks lasteaiad, koolid või ettevõtted, et nüüd sellega välja ei tule, et millest see tuleneb või? No, see on nüüd see punkt 4, ma saan aru, aga siin on nüüd kirjas konkreetselt, kui me vaatame see punkt 4, siis on teenuslepingus sõlmimise eelduseks. See on eelduseks. Aga mis on maksimaalne ja voolu? Need ütleme siis need vooluhulgad ja läbimõõdud, need tulevad siis ühis- ja veevärgi kanalisatsiooni seadusest juba. Et see lõiguma mis tuleb tead sellest? Jah. Mõtled, et see asutusele ettevõttel ei viisa sellest lõiguma? Ei, Imre, see on eelduseks, et see peab olema ja sealt rohkem ikka võib. See on eelduseks. Aitäh. Nii, on kellelgi veel küsimusi? Palun Arno Imrole ja anna Arnole mikrofon. Minu arust juba 8 aastat ei ole neid valdu, mida te nimetasite, millest just tingitud, et nii viimasel momendil on need uued määrust välja mõeldud ja rakendada. Kas seoses sellega ei ole tekkinud paljudel klientidel juba arusaamatust, et osad on juba selle uue ettevõttega sõlminud lepingu, aga nüüd mingi osa lepingust alles tuleb pärast seda, et kas ei tekitame siis nendes klientides palju segadust oma rahvana sees. Ma ei teagi, oskab, kes kõige targem on selle maaga. Ettekandja, komisjoni esimees või? Minule teadaolevalt on nendele sellised asutustega on sõlmimise
lepinguid. Ja nüüd, mis osalevad siis ütleme eraettevõtte või individuaal ja ka mina olen korteriühistu esindaja, ka mina olen ja seal lepingu punktis on kõik ilusti ära tõudnud. See maksumus, vee ja kanalisatsiooni eest, et kõik on nagu ütleme korrektne jah, aga nagu siin Imrelgi tekkis küsimus, kuna tema esindab siis ettevõtted, samas ka vallas on ettevõtted, lasteaiad ja koolid, et nendega on selline lihtsalt sellepärast, et selle eelnõuga ongi piire. Nii, aitäh, said vastuse? Päris ei saanud, minu arust lepingus oli viide kehtivatele nendele eeskirjadele, et kuidagi väga, ta ei ole proportsioonis, et enne sõlmitakse klientidega lepingut, pärast hakkame meie kehtestama eeskirju, mis peaks kliendile olemas vastu. Minu arust peaks klient saama enne tutvuda nende eeskirjadega, kui ta allkirja kirjutab. Aga siis klient ei oleks pidanud seda allkirja kirjutama, kui tal ei olnud millega tutvuda. No, jah, küsimus läheb teisele poole. No, jah. Nii, on kellelgi veel küsimusi? Ei ole, on sõnavõtusoove või repliike. Palun Piretil, ole hea, lubata mikrofon Piretile. Minu meelest on parem hilja kui mitte kunagi, sest mina ei mäleta, et üldse oleks mingi vee- ja kanalisatsiooni lepingut kunagi olnud või mingit liitumispunktide kaarti või mis iganes, aga nüüd need asjad saavad korda loodetavasti, et igal juhul lepingute sõlmimine käib, mina täna allkirjastasin ühe, nii et ma arvan, et tema ja Veeberg toimetab nii, nagu on vaja. Aitäh, Piret! On kellelgi veel repliiki sõnavõtusoove? Kui ei ole, siis aitäh, et Viljar on järgmine punkt ka. Nii, panen hääletamisel päevakorrapunkti number 3, Setomaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik üheselt nõus, seega vastu erapooletud ei ole, seega on määrus vastu võetud. Lähme edasi päevakorrapunkti number 4 juurde, mis on seotud sama teemaga. Setomaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskiri. Ettekandeks palun sõna Viljo Randaja. Jah, et samuti on siis algatatud tegevus valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja loomiseks. Liitumise eeskiri siis puudus üldse. Ja ÜVK liitumise eeskiri koosneb üldsätetest, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise korrast ning liitumistasu arvutamise ja maksmise korrast. Samamoodi on siis olnud arutusel majandus- ja turvalisuskomisjonis. Aitäh. Aitäh, Viljo. Kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimees Raivo Punst. Ka antud eelnõu oli siis majanduskomisjoni koosolekul arutelu ja mis sai täielikult läbi arutatud ja ka antud puhul siis komisjoni seisukoht on antud eelnõu määrusena vastu. Aitäh, Raivo. On kellelgi küsimusi? Palun, Rein. Mul on küsimus, jah. Ütlen, ma toon nagu näite, et kui mul on, ütleme, et töökojas on vesi ja kanalisatsiooni ei ole, kas ütleme, ma pean ainult vee eest maksma või võetakse ka sinna sisse kanalisatsiooni? Ei, ikka vee eest ainult. Vee eest ainult, jah. Ikka. Aitäh. On kellelgi veel küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Tundub, et ei ole. On sõnavõtusoove? Repliike? Ei ole. Aitäh ettekande eest. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 4.
Setomaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumise eeskiri. Kes on selle määruse eelnõu poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt nõus, seega vastu erapooletud ei ole, seega määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2025 kuni 2028 kinnitamine. Ettekandeks palun sõna taas Viljo Randoja. Teehoiukava 2025 kuni 2028 otsuse eelnõus on 2025. aastaks planeeritud selliste teelõikude remontimistööd, mis olid kevadeti siis väga halvas seisukorras ja raskesti läbitavad. Probleemsete teelõikude asukohad ja teede ülevaatuse käigus kaardistatud majandusspetsialist koos majandus- ja turvalisuskomisjoni esimehe ja aseesimehega. Samuti oli pöördumisi raskesti läbitavatest kohtadest vallakodanikelt. Teehoiukavas siis on valdavalt arvestatud või on planeeritud siis teostada üksikutel teelõikutel teepervede äravedu, kraavide kaevamist, truupide paigaldamist ja katendikihi pealevedu. Vabandust, ka on planeeritud pindamistöid mingis mahus. Ja eelpool toodud info põhjal ongi siis koostatud teehoiuga lisa, kus on siis ära toodud lähimate aastate teede remondid. Jäi märkimata, et siis teehoiukava põhjal on 2025. aastal teede remondi summa 90 000 euri. Aitäh! Aitäh, Viljo! Kaasettekandeks sõna palun komisjoni esimees Raivo Kunst. Ütleme see teehoiu kava kahjuks me peame täna igal aastal üle vaatama ja sel aastal eeltööna siis sõidetud kõik need teelõigud meie eri piirkondades läbi ja esialgne, see on lihtsalt nagu informatiivselt veidikene, et esialgse hinnangu põhjal oleks meil pidanud siis ütleme rahalist hoolt olema vähemalt 270 000, et need kõik sarnased asjad meil saaksid ära tehtud, aga kahjuks nagu Viljus mainis, et meil on selleks 90 000 ja me püüame kuidagi sellega hakkama saada. Aga komisjoni seisukoht on ikkagi ühine, et antud eelnõu otsuse vastu võtta. Aitäh, Raivo! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Palun, Arno, ulatage Arnole mikrofon ka, palun. Mitu sentimeetrist on planeeritud katte uuendamise kaksuseks? 10 sentimeetrit, kui te peate silmas kruusakatet. Aitäh! On kellelgi veel küsimusi? Tundub, et ei ole. On sõnavõttu soov? Sul tekkis küsimus. Palun, Maarja. Tahtsin eelarve poole pealt küsida, et see 90 000 eurot, kas sinna, mida räägite, et ka nii-öelda, kuna eelmine talv, see on siis 2024-2025 talv oli selline lumevaene, et kas sealt andis tõsta eelarvelisi vahendeid nüüd teehooldusesse või seda ei võimaldatud praegu? See 90 000 on investeeringute kava, ja aga see, mis hoidsime või vanajumal hoidis meil kokku seda hooldusraha, see ja sinna kuulub ka see lumetajale, siis seal on osalised juba teostatud, et raha on juba liikumine kulutada.
tehtud võsati liikmist, et nii ka praegu on ja kindlasti saab sellest summa 230 000, see summa meil on, see on tulevad veekoogused, võsalekud, kõik, et kindlasti saab mõned poolmad lugusa kuulda saab. Just, ütleme, aga suurelt on investeeringutega. Jaa, no jah, ütleme, et kui on vaja kuulegi tuua, kui ongi sellised teelõikudel on mingid kriitilisemad osad, et sinna tõesti ei tule mingi koorem 200 kruustu. Seda on juba tehtud. Ja siis ütleme, et kui on veel vaja, et siis vallakodanikud võivad Viljole teada anda, et sellistest kriitilistest lõikudest või... Teada võib alati anda. Ütleme, et mingit hooldusraha ikkagi verratud selle 90 000. Selge, aitäh. Nii, aitäh. On kellelgi veel arvamus on läbi? Selge. On kellelgi veel küsimusi? Küsimust ei ole. Aga ma praegu küsimuste kord, nii. Ei ole küsimusi? Okei, siis sõnavõtu soovid. Kes siin oli? Arno oli esimesena. Jah, aitäh. Seoses selle teede katendikihi paksusega minu arust ehitusseaduse järgi peaks ette nähtud olema 12 cm. Minu arust on tekkinud juba praegu konfliktid, kus praegu toimub teede hööveldamine. Ei ole katendikihti, mida hööveldada, tulevad välja need suured kivid, tekivad siis nendega, kes teede kasutajatega konfliktid, et kas ei oleks ikka mõttekas seda katendikihti ükskord korralikult nii vedada, et ka höövel saaks teid hööveldada, et ei tekiks iga aasta siis neid muresid. Tõenäoliselt selle katendikihi pidev uuendamine tuleb kulukam, kui ükskord vastavalt seadusele ette nähtud katendikihti uuendada. Minu arust tänased konfliktid juba on, et seoses selle hööveldamisega tõenäoliselt tekib neid konflikte veel, kus on katendikihi puudumise tõttu on muutunud vee kvaliteet veel halvemaks kui enne hööveldamist. Selge. On kellelgi veel sõnavõtusoove? Üllaril oli. Ma ei tea, kas sõnavõttu repliigin on. Sel kevadel jälle Viljo ja Raivo võtsid ette Värska ja Mikitamaa piirkonna. Meie sõitsime Viljoga läbi Luhamaa, Meremaa, Obinsa piirkonna teed. Ja tõesti, kaardistasime. Kõik asjad said algul nagu kaardile, siis Viljo arvutas summad kokku ja sealt tuli valida välja kõige hädaparasemalt sellest, et rahalised vahendid on piiratud. Samas suhtlesime ka seal külades rahvaga, püüdsime arvestada ka nende soove. Tuli ka vähe, kui tulnud ka positiivset tagasisidet varasematel aastatel tehtud tööd, seal kus oleme ikkagi saanud raavid, tuubid uuendada, teepääri maha võtta, katet peale vedada, et meil ei ole valikut, raha on vähe, teid on palju, me peame kuskilt kuidagi hakkama lihtsalt saama selle. Jupikaupa tehes, et muidugi oleks hea võtta ühe korraga kokku ja kõik korda teha, aga kus see raha tuleb? Nii, aitäh. On kellelgi veel sõnavõtusoove, repliike? Palun Piretile. Piret, sul on ka sõnavõtusoov? Ütleb Urmas mikrofoni sisse. No, ei saa jätta ikka ütlemata seda, et eile oli Mikitamaa ettevõtjate klubi selline regulaarne kohtumine ja ikka on hinge peal see Mikitamaa ettevõtlustee Almar Puidu ja Dobrovsfoodi juurde, et need asjad siis laua pealt maha ei läheks, kui avanevad mingid imelised võimalused selliseid investeeringuid teha. Aitäh! Nii, aitäh! On kellelgi veel sõnavõtusoove? Tundub, et ei ole, siis ma ise omalt poolt ütleks, et loomulikult Arno ettepanek on igati teretulnud ja võib ka ju rohkem panna, aga me peame ütlema ka tegelikult suur aitäh ju meie Meremäe piirkonna killustiku tootjatele, ettevõtetele, kelle käest me saame kasutada killustikku, mida on pandud just Meremäe piirkonna teede peale ja see on kindlasti aitanud päris palju seda olukorda leevendada ja parandada ja
ja tegelikult on ikka väga raske teha seda valikut lõpuks, et millise vallakodaniku kasutuses olev tee on kõige tähtsam ja ma loodan, et tasapisi nii kui selle 10 sendiga edasi minna, siis jõuame ikkagi päris kaugele, et parem ikka kui mitte midagi, aga kahjuks nii see situatsioon meil hetkel on. Nii, kui rohkem sõnavõtusoove ja repliike ei ole, siis ma panen hääletusele kõigepealt selle päevakorrapunkti. Jah. Päevakorrapunkti number 5, Setomaa valla teehoiukava aastaks 2025-2028 kinnitamine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh. Kõik ühehäälselt poolt, seega vastu erapooletud ei ole, seega on otsus vastu võetud. Läheme edasi päevakorra juurde, kuigi meil on 1,5 tundi täis. Kas on kellelgi vastuväiteid, et teeme ühe jutiga lõpuni või soovib keegi pausi? Lähme lõpuni. Nii, asume päevakorrapunkti number 6 juurde. Et päevakorrapunktis number 6 on Rein Kooser avaldanud soovi väikeseks sõnavõtuks või avalduseks, nii et siis 0,5 tundi. Mulle viisab 3 minutit, 2 minutit. Ühesõnaga, meil oli siis selle Kaasiku, Kärneri Kaasikus laupäeval oli talgupäev, kohal oli kuskil 11 inimest, Meremäelt oli siis ütleme 4 inimest, mujalt poolt oli 6 kokku. Ja talgupäev läks tegelikult väga hästi, supp oli, värk-särk, eks ole, ja koristasime ikka väga suure hunniku neid oksakesi ära ja siis Helena keel siis küsis siis ühesõnaga toda, et vallakodanik, et et võiks nagu teha mingi koosoleku, et vallarahvast ka keegi tuleks, et arutaks nagu läbi, et seal me vahetasime ühe nagu lõkkeplatsi, kuhu see lõkkeplats teha, siis seal võib-olla on mõni seal lagedam koht, kuhu istutada võib-olla sellised, noored kaset või taimedus, nii. Ja siis kuskil need pingid panna ja mingid istumise kohad veel, et ma saan aru, et vallast ütleme, et mis valda see raha tuleb, et natukene nagu seal saab nagu rahastust, et midagi seal teha. Et too kui oligi mul ütleme, et see väikene Ma kasutan juhust, küsin siis, et kuidas Meremäe piirkonna elanikud on rahul nüüd selle Kaasikuga ja selle tehtud tööga, mis seal on tehtud minu arvates väga suurel hulgal käsitsi ja väga loodussäästvalt, kui aus olla. Tegelikult ütleme, et Meremäe oli liiga vähe, nii et eks siis varsti näeb, nüüd on meil plaan jälle 3. laupäeval jälle uus talgupäev teha ja siis näeb, palju rahvast kokku tuleb, kui tuleb, siis on hää, kui ei tule, nii palju kui tuleb, aga need küll olid kõik nagu rahul, kes olid ühesõnaga, ja me nägime selle vaeva ikka kõvasti, 5 nädalat panime ka jutti, 2 viskastit oli, siis oli veel teleskoop, et me saaks neid langetada, nii et ütleme, et ma olen ka juba ikka 63 aastat vana, aga säänest tegemist, see mul ei ole kunagi ette tulnud. Aga ära me tegime ühesõnaga ja Üllardam oli ühesõnaga nii, et ära tegime kõvasti, aga sai tehtud, aga muidugi ütleks seda, et ega Kaasik kindlasti veel ei ole korras. Et ega need puud tegelikult on kõik mädad, et nüüd peaks laskma nendele natukene kasvada, võib-olla paar aastat ja siis vaadata nagu edasi. Aga ütleme, tänu vallavanemale sai ikkagi asi teoks ja võeti midagi ette, nii et nii ta on. Palju neid inimesi tuli siis palju inimesi tuli, vaata selle kohta ma olen vastuse õlgu, miks selle pealt arvutatakse. Ei, oota, ma räägin, niusid saate ka teada ja siis on selle lugu, et pakku võib-olla tuli 10 tihu
esimese sordi paku, ülejäänud põhimõtteliselt nädal ja fileeripaku. Aga enamus oli kõik paberipuu, siis kui ettevõtja tegi pakkumise, oli hind 65 ja nüüd kui hakkasime vedama, siis oli 45. Nii et arvestada tegelikult ma ütlen, ei olnud hävitus, aga me vähemalt tegime ära, on tehtud, jah. Üllar, kas on sama teemaga või? Ahah, palun Üllar. Mõne sõna veel, et Aivar, üks asi tihudega on see, lõpud on veel ära vedamata, sellepärast lõppnumbrit ei ole. Teine asi, tahaks öelda aitäh ka külarahvale, päris oluline osa sellest, mis nii-öelda oleks pidanud minema kallima materjalina pakuks ja kui see jõudis lõpptöötlejani, seal selgus kurb tõsiasi, et tüved olid naelu täis tambitud ja mees, kes hakkas saagidega seda pakku lõikama, ta sai ikka väga korraliku hävingu. Meile kui Võib veel trahv ka tulla, sellepärast, et metalli oli kuu täis. Aga suur asi on see, et gaasikuga algus on tehtud, see on selge, et see on üle kasvanud vana mets, seal on vaja hakata otsast uuendama, nüüd ongi järjest hakata häiludena istutama uut metsa. Aivar! Ja jupikaupa minna, sellise töö juures ei ole võimalik ühe korra kõiki probleeme lahendada, kui mitukümmend aastat on tööd tegemata. Aga see on suur asi ikkagi, algus sai tehtud ja nüüd ma usun, et enamus külarahvast on ka sellest aru saanud ja näinud, et asjaga minnakse ikka sellega edasi, et paremaks teha. Ma ütleks veel, et siin on ütleks nii palju, et Juhkan Saimoga sai ka kokku lepitud, seal oli teisel pool kraavi, oli pajuotsik täielik, et said talle puud peidud ja ütles, see hakke sai siis meile, et seal pilt on ilus, kui kunagi võib-olla volikogu tuleb, Meremäel siis saab läbi käia ja siis saab kõik hinnangu anda kusse, mis. Ja suur asi oli see, et naabrite katused eemaldamine. Väikese kahjutusel sai, sellest oli väga raske ja väga ohtlikult puudud. Nii et aitäh, et asi on saanud kuskilt poolt liikuma ja asi on saanud tehtud ja kindlasti me käisime Rauliga Luhamaa külaseltsi sünnipäeval ja sõitsime ennem seda läbi, kui need tööd olid pooles vinnas ja ütleme ausalt tõesti metsaalune võiks igal pool peale raiet nii ilus olla, aga siit on minu poole üleskutse Meremäe kooli õpilastele lõpetamise puhul igaüks paneb ühe tammetõru kasvama ja tee sinna äärde istutame tamme allee näiteks ja nii see asi edasi läheb, et ega keegi muu ei aita, kui kogukond ikka, et sealt selline traditsioon, nii et tuleb sinna ilus mets. Ja ütleks, et Herenagel pakkus ka variandi välja, et külamaja paida. Meil on plaan olemas, et Üllardamm võiks täitsa külamaja olla, Aitäh, arutage neid külavaja probleeme, jah, nii öelda seal. Nii, lähme edasi. Minul on ka, on kellegi veel avaldusi, sõnavõtusoove midagi? Nii, kõigepealt palve volikogu sekretärilt. Teil on amfora töölauad, ehk need, kuhu tulevad alati need ülesanded, komisjoni kutsed ja nii edasi. Et olge head, need on täiesti üle, kuidas öelda, koormatud, märkige need tööd lõpetatuks. Seal taga on selline kast, kus te saate panna, et lõpetatud, et see rippmenüü saaks tehtud, et kui see ikka teema on juba ära, et on temal lihtsam tööd teha ja lõpuks see koormab ka servereid ja asju vähem. Nii, siis edasi saatsin teile meili. Arenduskeskus pakkus ekskursioonile minekut 5.–6. mai Raplamaale, Järvamaale, et kes on huvitatud, palun registreerige ja osalege, et kindlasti seal oli ju päris huvitavaid kohtasid, näiteks siin meestele Tohhi destilleerimiskülastuskeskus ja nii edasi, et ma arvan, et on mida vaadata. Nii, aga ennem kui ma lähen 7. päevakorrapunkti juurde, siis täna me oleme siin Mikitamäel, peame volikogu istungit ja kui me nüüd kerime siit
mõned päevakorrapunktid tagasi, number 2, siis Raul näitas meile numbreid, kus meil on sellel aastal surmasid 19, kahjuks volikogu istungi ajal on lisandunud meile tulnud teade, et meie piirkonnas, siin Mikitamäe piirkonnas väga tuntud, üle Setomaa tuntud, üle Eestimaa tuntud 7-kordne kuningasõnaline Vabarna preemia laureaat Minna Hainso on meie seast lahkunud, et ma teen ettepaneku, mälestame Leina seisakuga. Aitäh teile! Nii, läheme päevakorrapunkti number 7 juurde, järgmine vallavolikogu istung. See on maikuu istung ja istung toimub 28. mail ehk kolmapäeval, kuna 29. meil pole volikogu sekretäri. Ja ta toimub kindlasti kell 1, mitte kell 3. Et seoses sellega, et Martinit ei ole, siis 28. mai kell 1 ja Värskas. Eesseisus toimub ikkagi reedel, 23. mail kell 9. Ehk siis eesseisus 23. mai kell 9 ja volikogu istung 28. mai kolmapäeval kell 1. Sellega kuulutan meie tänase volikogu istungi siin Mikitamäel lõppenuks.